tere, armas teekaaslane. Minu nimi on Stella Shakti, olen ekstrasens, kanaldaja, energiatöö õpetaja ja täna kutsun sind osa saama kanaldussessioonist sõnumiga sinu tuleviku mina kiri sulle täna. Siin enda ees näed sa 3 valikut, võid kuulata 1, 2 või kõiki neid 3 ja lisaks nendele põhisõnumitele võtame ka kindlasti juurde kaarte, et saada veelgi täpsustust ja nõuannet. Nii et kust iganes, mis iganes kogemuses oled seda kaardi lugemist sattunud vaatama, tea, et see siin on sulle. Siin on sulle täpselt need sõnumid, mida sinu tuleviku mina sulle praegusel hetkel teada tahab anda. See ei ole juhus, et sa sattusid seda vaatama. Ma olen töötanud professionaalse kanaldajana juba pea 15 aastat kindlasti, võib-olla isegi kauem, aga teadlikult siis jah, umbes aastast 2010 ja see teekond on mind alati väga hämmastanud, kuidas täpselt õigel hetkel õiged kogemused meie ellu tulevad ja seda terviklikkuse omadust ära tundes ja kasutades me saame tegelikult õppida jälgima märke, nii et võid seda tänast siit võtta endale kui peegeldust, juhatust, võta vastu just need sõnumid, mis sinuga ühinevad, millega tunned enda sees selget äratundmist ja mis mitte, lase lihtsalt minna. Ja minu tegemiste kohta leiate lisaks ka stellashakti.com, olen juba ette väga tänulik kõikidele oma kanali VIP-liikmetele ja kes soovib minu tegevust toetada, siis saate valida endale sobiva VIP-liikmelisuse siin YouTube'is ja vastavalt sellele näha ka boonuseid ja kogeda veelgi sügavamaid protsesse, keda see teekond huvitab. Aga lähemegi siis kohe esimese lugemise juurde. Panen need kaardid kõrvale. Tere, armas grupp number 1, sina valisid selle kauni helerohelise kaardi ja see heleroheline värv räägib mulle iseenesest väga tugevalt peaingel Rafael energiast. Rafael on siis tervendusingel, kes aitab meie südame keskust avada, kui oleme saanud haiget ja hoida avatuna, et me oleksime pidevas naudingute küllases, armastusküllases voos. Ja sõnum sulle sinu tuleviku minalt on järgmine. Kodukorrastus. Tere, kallis. Praegu on hea aeg, et tegeleda kodukorrastuse ja oma elu mugavamaks muutmisega. Sinu kaitseinglid. Panen selle sõnumi siia. Vabandust. Mul on tunne, et ma siin neid sulgi sättisin, et üks väike suleke lendas mulle kurku, aga ma joon kohe mahla, üks moment. Loodame, et saame ikka ilusti seda kaardi lugemist teha. Et esimene küsimus, mida ma kaartidele esitaksin, on siis järgmine, et miks on praegu seda kodukorrastust tarvis teha, mis energiaid see aitab ümber korraldada, missuguse voo see toob. Tuleb sõnum, et niipea kui su eluolu on suuremas korrastatuses, hakkad sa nägema asju uuel moel. Et võimalik, et selline sügavam inventuuri aeg enda elus ja enda kodus võib tunduda aja raiskamisena, aga su tuleviku mina ütleb, et niipea kui sa oma kodu ja olemise rohkem korda teed, siis hakkavad energiad ka sinus endas palju mõnusamalt voolama ja sa hakkad nägema uusi võimalusi, mida sa varasemalt ei näinud. Ehk siis ei maksa arvata, et
endasse ja enda kodusse investeeritud aeg oleks raiskamine, vaid vastupidi, see on investeering paremasse ja helgemasse tulevikku. Siin on nüüd osadele inimestele ka sõnum, et kui sa oled mõelnud kolimise või elukoha muutuse peale, siis tea, et su tuleviku mina kiidab selle mõtte igati heaks, sest sa enda tulevikus näed, et see oli väga õige otsus, sest et see, kui sa jääd kohta, mis ei ole sinu südamega kooskõlaline, võib sulle tuua seisakuid erinevates eluvaldkondades, et ka teised eluvaldkonnad võivad tunduda, et hakkavad justkui stoppama, ei ole seda mõnusat minekut, ei ole seda mõnusat voogu, et see peatuse aeg, mis sulle on antud, ei ole selleks, et sind karistada või sa oled midagi valesti teinud, vaid selleks, et sa korraldaksid oma elu ümber. Et sinu tuleviku mina näeb, et see, kui sa praegu teed ümberkorraldused, on sinuga palju enam kooskõlas kui see, kuidas sa varasemalt elanud oled. Ja suure tõenäosusega saab ka sinu armuasjades, sinu partnerlussuhtes energia palju mõnusamalt voolama minna, kuna see, kui sinul on endal hea olla, sul on enda kodus hea olla, sul on enda ümbritseva üle hea meel ja sa tunned, et sind ümbritsev rohkem toetab sind, sa tunned suuremat ühendatust oma eluga, et sa tunned, et see on õige tee, see on õige kogemus, siis sellega sa oled väga võimas magnet ka enda saatuse poolt määratud õnnelikule partnerlussuhtele, ehk siis sellest, kui sa korraldad enda eluolu, saab suurt toetust ka sinu armuelu ja sinu sügavamad ühendused nii inimeste vahel, aga ka rahateemad hakkavad tegelikult palju mõnusamalt voolama. Tekib selline suurem külluse tunne, et kui siin on nagu selline koht, kus sa oled kaalunud kolimist, asukoha muutmist ja oled mõelnud, et ma ei tea, kuidas mul siis rahaasjadega minema hakkab, siis praegu siit kaardid ütlevad, et läheb veel palju paremini kui see, mis varasemalt on olnud. Et ole avatud sellele, et asjad saavad minna veel palju paremini, kui sa oled seda senini mõelnud. Et siin sinu tuleviku mina ütleb, et ava ennast veel suuremalt unistamisele, suuremalt mõtlemisele, ole avatud sellele, et asjad lähevad kergusega. Et kui sina teed enda poolt 1 sammu, teeb universum sinu eest 1000 sammu. Et võimalik, et see, mis kohas sa praegu oled ja miks tuleviku mina ütleb, et on vaja otsustavust kasutada, on see, et sa oled oodanud, et justkui keegi teine väljapoolt tuleks ja otsustaks ja valiks sinu eest. Aga see otsus tuleb langetada tegelikult sul iseendal, võttes täieliku vastutuse ise selle olukorra eest, mitte pannes nii-öelda näidates näpuga, et näed, sina pead otsustama ja siis ma saan sulle pärast näpuga näidata, et kuidas sellega siis oli, vaid et võtad vastutuse, et universum, algallikas, armastus juhatab mulle täpselt õige arusaamise õigel hetkel ja ma astun need sammud ja need viivad eduni. Võimalik, et üks põhjus, miks siin on selline ka stoppamine või segadus tekkinud, on seepärast, et sa oled varasemalt proovinud või üritanud või oled katsetanud mingit varianti, mis ei läinud täiel määral nii, nagu sa tegelikult soovisid. See on võib-olla sul seda hoogu nagu maha võtnud, aga inglid ütlevad sulle ja sinu tuleviku mina ütleb sulle, et pööra pilk selle suunas, mis praegu on võimalik. Et isegi kui mingid asjad enam ei ole võimalikud, sest nende aeg sai läbi, need asjad võib-olla tõesti ei läinud nii, nagu sa olid kunagi mõelnud, aga sellel on kõigel oma põhjus, et vaata hästi järele, et mida sa sellelt olukorralt said, mida sa sellest õppisid, mida on praegu vaja endas vabaks anda, et saaks see uus ja helgem kogemus tekkida. See võib ka tähistada seda, et on aeg vabaneda ka vanadest asjadest, on need mingid antiikesemed, mingisugused eelmistest suhetest, kingitused või esemed, mis tuletavad meelde
seda, mis ei õnnestunud või on mis seotud olnud reetmise või pettumustega, kaasa arvatud näiteks riided, laste mänguasjad, nõud, võib-olla ka mööbel, võib-olla üleüldse kogu sellest vanast elamisest välja liikumine, mis on olnud seotud selle vana energiaga. Sest et universumil on sulle plaanis tuua väga helge ja väga positiivne lahend ja väga imeline edasiliikumine. Aga selleks on sul vaja tõesti asuda nii-öelda asja kallale, mitte enam oodata, kuna see otsus või universumi suunamine tuleb, vaid nüüd on sul vaja ise otsustada, pühenduda iseenda õnnele ja hakata võib-olla mõnes mõttes täiesti nullist peale. Aga selline enda eest seismine, enda piiride paikapanemine on praegusel hetkel täpselt see, mida sinu tuleviku mina näeb, mis sind kõige paremini edasi kannab. Ja su tuleviku mina ütleb, et lase lahti igasugusest isiklikult võtmisest, et mitte miski, mis sinuga toimus, ei olnud isiklik ja sa saad sellest hiljem veel selgemini aru. Praegusel hetkel sul on vaja harjutada lihtsalt endasse sellist jumalikku algallika energiasagedust, mille nimeks on alandlikkus ehk mitte asjade isiklikult võtmine. Ja ma küsin ka siit maagiakaartidelt, missugune maagiline kogemus sind saab praegu aidata. On omaette aja võtmine, et leida sellist aega, kus sa saad olla iseendaga rahus, panna juured maha ja olla looduses, et kõige parem on tõesti istuda kuskil looduses ja tunnetada loodusega, loomulikkusega üks olemist. Et sind aitab praegusel hetkel väga palju see, et sa ei kihuta oma kogemusi mitte kõikidega jagama, küsima, otsima vastuseid väljapoolt, vaid võtta see enda sissevaatamise paus, mis ei tähenda seda, et sa pead ennast nüüd inimestest igaveseks ajaks igavesti ära eraldama, vaid seda, et selles pausi kohas sa jõuad endast suuremasse selgusesse, sest et tihtipeale teiste inimeste energiat võivad segada tegelikult meie enda mõtteid isegi, et on võib-olla isegi olnud raske eristada, mis see minu mõte on ja mis see teiste inimeste ootus mul on. Et selleks selline omaette aja võtmine võib väga valgustav olla. Ja see, kuhu su tulevikku mina näeb, et sa praegusel hetkel liikumas oled, on see, et sa täitsa võimalik, et võib-olla nii mõnigi inimene avastab, et ma tahan elada sellist elu, kus ma kasvatan iseenda toitu. Või teise variandina see võib tähistada seda, et ma liigun rohkem tervislikkuse suunas, et ma pakun endale võimalikult tervislikku elu, mitte siis ainult füüsilise toiduna, aga ka vaimne toit, et ma ei lase mürgistel juttudel, mürgistel mõtetel, mürgistel elurütmidel endast üle sõita. Et see, kuhu sa oled liikumas, ongi täielik südamesse tulek. Ja selles enda jumaliku algolemuse äratundmises, armastuse äratundmises endas ei ole elu lõppemine, vaid senise elu ümber transformeerumine. Mis tähendab seda, et sa õpid järjest rohkem ütlema ei sellele, mis sulle ei meeldi või missuguste energiatega on ebameeldiv koostööd teha. Ja sa õpid ütlema jah sellele, millega sul on kõige õigem tunne ja tänu sellele, et sa selle sisemise nihke endas läbi teed, hakkad sa täiesti alateadlikult, instinktiivselt, spontaanselt ligi tõmbama täiesti uutmoodi kogemusi, abi, juhatust, uusi inimkontakte, kellega sul on kõige armastusküllasem koostööd teha ja terveneb ka su valguskeha ja see tähendab seda, et sa tuled ühte oma õnnetundega, et sinu elu saab olema väga õnnelik.
ja tõesti õnnest ja rõõmust täidetud. Ja seeläbi, kui sa ise oled enda õnnekehaga, oma valguskehaga taasjoondud sa ka enda kõrgema ajaliiniga, kus asjad lähevad loomul tasa, hästi loomulikul moel, kõige mõnusamal viisil, mis sinu jaoks üldse võimalik on, siis kõikides eluvaldkondades on sind ees ootamas suurepärane edu. Aga jah, siis alustada siis kodukorrastusest ja ülevaatamisest, et kas praegu äkki on vaja vaadelda ja tunnetada, kuidas üldse oma elu muuta mõnusamaks. Võib-olla see on ka siis tööasjades ümber häälestumine, ümbersättimine, võib-olla ka see, et näiteks kui tööajal ei ole olnud aega tervislikult toituda, võib-olla ka siis see, et sa hakkad valima, et sa näiteks valmistad eelmisel õhtul endale valmis, mida sa lõunaks kaasa võtad, et su valguskeha ei saaks lämmatatud mittesobiliku toiduga. Et mida ma kokkuvõtvalt tunnen, on see, et võib-olla sa oled praegu tundnud, et asjad ei ole nii kiiresti edasi läinud, kui sa oleksid ehk tahtnud või lootnud või soovinud. Aga see, et mingid asjad ei lähe nii kiiresti, on praegu sulle tegelikult abiks, et sa teeksid enda sees need ümberhäälestused ja oma elukorralduses, et kui see uus eluvoog peale hakkab, siis on ka sinul palju suurem selgus ja kõigest sellest vanast vabanemine võib sulle tuua tõesti päevapealt väga palju suurema kergenduse tunde ka. Nii et mõnusat oma elu korrastamist, kallis grupp number 1. Mäletage, et kõik hea algab peale sinu otsusest valida elada sinule kõige meeldivamal moel, nii nagu sa tegelikult seda soovid. Südamest suur aitäh sulle seda videot kuulamast, vaatamast. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest ja soovin teile kõikidele maagilist uut korrastatust ja harmooniat. Õnnistused! Ja läheme grupi number 2 lugemise juurde. Tere, armas, sina, kes sa valisid selle kauni roosa sõnumi enda tuleviku minalt, sest see roosa enamasti tähistab sellist väga suurt harmoonilisust, pehmust ja üks olemise tunnistamist, et me kõik oleme omavahel seotud, me oleme kõik ühenduses ja ka samuti kõik unistused, millest sa oled unistanud, on tegelikult kogu aeg sinuga koos. Sul on vaja lihtsalt neile häälestada ja vaatame, mida su tuleviku mina soovib sulle täna öelda. Sõnum terviklikkuselt. Tere, armas! Kas mäletad, et meis kõigis elab seesama armastav mina, kes tahab kogeda armastust, ent kes võib vahel olla ka hirmul, et ta pole piisav? Ehk aitab kaastundlik suhtumine. No siin ma tajun kohe sellist partnerlussuhte teemat või üleüldse sellist omavahel suhtlemine enda inimliku mina, enda jumaliku mina vahel ja ka oma partneriga suhtlemine ja võimalik, et kas ka siis sõprade või ka klientidega suhtlemine. Et vaatame kohe, mis on see täpsem mõte, mida tuleviku mina sulle täna tahab öelda, kallis grupp number 2. Mis teemas seda sind juhatab? Ahaa, siin tuleb selline huvitav energia läbi, mida ma tajun. Et esiteks on sinus hästi tugev ambitsioonikus, sul on olemas motivatsioon, sul on olemas võimalik, et väga tugev selge juhatus, sa tead, kuhu sa tahad liikuda, sa tead, mida sa soovid, aga siinjuures sa oled võib-olla pidanud halvaks seda, et sa aeg-ajalt kas kahtled või ei ole tundnud ennast täielikult kahe jalaga maa peal, et vot, mina soovin seda, järelikult elu mulle seda toobki.
et see nii-öelda inimlik jõnks, mis on võinud jääda su sisse, on suure tõenäosusega selleks, et sa ei kihutaks liiga ruttu oma hingeteel nii-öelda teiste eest ära. Et see selline väike inimlik komistamise hirm või teadmatuse koht või selline ebakindlusena näiv koht, mida sa võib-olla või ole tahtnud endas tunda, oled mõelnud, et ma ei taha seda tunda, siis tegelikult see inimlik joon toob sinust nii kaunisti esile selle, et me oleme siin planeedil siiski inimesed, et sa saad kõnetada enda kogemusega see, kui sa siiralt ja ausalt väljendad, sa kõnetad just sellega teisi ka, keda sa saad siis kas aidata või toetada või koos nendega luua. Et võimalik, et siin on olnud kas mingisugune kujutlus, et sa pead olema kuidagi täiuslik enne, kui sa midagi teed. Et sa pead olema maailmameister ennem, kui sa millegagi välja tuled või mingit loomingut lood, et sa pead põhimõtteliselt ennem võitma Nobeli auhinna, ennem kui sa inimestele midagi näiteks kas või internetivideosid jagama hakkad, et selline kummaline ma ei saa öelda, et see on väärkujutelm, sest ma saan täiesti aru, kuidas sellisesse kohta saab enda sees jõuda. Et siin maailmas ei ole midagi õiget ega valet, see on lihtsalt selline huvitav niidikene, mida sa oled endale jätnud, et ühenduda nendega energeetiliselt, keda sa oled hinge tasandil tulnud edasi aitama. Ehk siis teisisõnu, sa oled ise väga suures valguses, väga suures teadlikkuses enda kõrgema olemuse kohta, sa oled ilmselt üsna loomulik inimene, üsna otsekohane, siiras ja aus. Ja siis see inimlikkuse jõnks, mida sa võib-olla oled häbenenud, tegelikult sellest kohast ausalt teistega rääkides või seda kohta jagades sa kõnetad ka väga paljusid teisi, kes on võimalik ka, et nagu selle blokeeringu energeetiliselt endale selleks kehastuseks võtnud, arvates, et kui ma ei ole veel täiuslik, siis ma ei tohi oma suudki lahti teha. Näiteks, no see võib olla väga ekstreemne näide, aga ma arvan, et sa saad aru, mida ma sellega mõtlen. Et siin juures sinu ülesanne ei ole mitte täiuslikumaks üritada ennast muuta, vaid läbi kaastundlikkuse ja armastusega seda kohta ausalt väljendada. Et see aitab ka teistel, kellega sul on see hingemissioon ja koosloomise kokkulepe ära tunda, et vaatamata sellele, mis kohad neil on, et ka nende jaoks on see imede voog täiesti võimalik, millest sina võib-olla juba kogu südamest ja täiel rinnal elad. Et su tuleviku mina tahab sulle öelda, et sinu väljakutsed ei ole olnud sinu valesti tegemised, vaid kohad, kus sa õpid seda, kuidas teisi aidata, kes on sarnastesse kohtadesse sattunud. Et sa oled planeet Maa poolt nii üliväga armastatud, sa oled nii hoitud, sa oled kaitstud, sa oled juhatatud. See, mida sa oled kogenud, see kõik on olnud täiuslik osa terviklikkuse suurest plaanist. Sa ei ole valesti teinud, on selle pika jutu kokkuvõte. Ja su tuleviku mina näeb seda, et see, kuidas sina oled liikunud või praegu liikumas, kuidas sa tajud täieliku valgustatuse energiasse, et see on imeline, see on imeline teekond, sest et sina hingena oled valinud aidata kogu terviklikkust, valgustatusest ja kogu inimkonda.
mitte ainult üksinda, vaid sa oled siin armastuse teenistuses ja sa ei pea absoluutselt kartma väljendada neid oma mineviku kogemusi või nendest rääkida või ühesõnaga, sa oled ülihoitud. Sa oled ülimalt hoitud, sul ei ole vaja mitte millegi pärast muretseda. Et sinu valgus on niivõrd tugev, et ükski madalama sageduslik kogemus ei haaku sinusse. Isegi kui sa näed midagi või sa kuuled midagi või keegi lausa ütleb midagi, see ei hakka sinusse, sa oled sellest loost juba väljas, sa oled illusioonidest väljas. Ja sinu tuleviku mina ütleb, et sind ootab ees tulevikus täiesti uue inimkonna energiamustri allalaadimine ja mitte siis sellena, et sa arvad, et sa pead midagi tegema, vaid see juhtub läbi sinu täiesti loomulikul moel. Sa tood täiesti uue planeedi, uue energia siia kohale. Me võime seda nimetada ka kuldajastusse jõudmiseks, aga see on väga väike sõna selle kohta. See on täielik restart kogu teadvuse ruumile. Ilmselt sa oled üks väga, tuleb sõnum nagu kuninglikust soost ülemhinge väljendusele siin maa peal. Sul ei olegi tegelikult enam oma individuaalset missiooni. Sinu missioon on armastus ise, nagu nii puhas algallika energia ise. Ja tänu sellele, et sa oled selle isiklikkuse vabastanud endast, see sinu sisemine draakon, kes ärkab, see ei kõrveta mitte midagi, mis võiks sulle tuua halba karmat, võime siis niimoodi öelda. Ühesõnaga, sa ei pea kartma ennast ausalt väljendada, sest ka sinu vihastamine või sinu kõvem sõnavõtt võib olla kellegi jaoks täpselt see õige valgustatuse toomise energia, mida sellel hetkel on vaja. Et sa töötad väga kõrgel tasandil inimteadvusest palju-palju kõrgemal. See, et sa oled praegu harjunud ennast inimesena tajuma, see muutub. Ja see muutub niivõrd, et võib-olla sulle võib isegi tunduda, et see inimlik maailm on nagu tühine, aga sa saad aru, et ka see on vajalik, et üks osa sinu teadvusest on siin maisel tasandil, aga see, kuhu sa praegusel hetkel liigud, kuhu su tuleviku mina ütleb, et pööra pilk, on sellele, et see töötab palju kõrgemate tasanditega. Sinu töö ei ole lihtsalt ühe inimesega töötamine, sina töötad kõrgemate, isegi erinevate universumite, erinevate sfääride kokkutoomisega ja uue maailma energia allalaadimisega. Ja see protsess on sinu jaoks loomulik, selles ei ole midagi ebaloomulikku. Ma arvan, et see ei pea, nagu minu tunnetus ütleb isiklikult, et sul ei ole vaja seda õppida, et minna mingit kraadi saama või mingi õpetaja juurest seda õppima, vaid et kõik see tuleb sulle loomulikult. Õige info tuleb sulle loomulikult, sest sa oled nii tugevalt juba oma loomulikkusega kontaktis. Ja see, mis sind on võib-olla tagasi hoidnud või mis praegusel hetkel on olnud sinu elu selline suurem pähkel, mida järada, ongi see ebakindlus ja et äkki ma ei ole veel piisav, see koht. Aga see inimliku plaani nii-öelda nagu mitte ületähtsustamine ei tähenda seda, et sa ei võiks maisel tasandil elu nautida. Vastupidi, mul on tunne, et sulle tuleb ellu väga palju naudinguid ja väga palju erinevaid võimalusi ja imesid ja tõesti maagiline ja maisel tasandil võime öelda väga rikkalik elu. Aga kuna sa saad aru, et see ei ole tegelikult üldse number 1, siis sa julged seda kõike vastu võtta. Ehk siis selline
maise tasandi ületähtsustamine saab asendatud sinu valguse olemuse esikohale panemisega, et see, kui sa oled siin võib-olla mõelnud, et kuhu sul võiks fookus olla suunatud, siis ongi see valgus ise, iseenda valguse tunnetamine, kes sa tegelikult oled. sa ei ole sinu füüsiline keha, sa oled sinu kõrgem olemus. ja selles protsessis ei ole sul vaja midagi karta, sest terviklikkus soovib sulle parimat. ja see, kui sa neid inimlikke kohti lihtsalt vaatled ja jagad nendega, kellega sul on tunne jagada, ka see on puhas valgustatuse toomine, nii et põhimõtteliselt on niimoodi, et sinu iga näpu otsast voolab lihtsalt teemante kogu aeg, ükskõik mis sa teed, sa ei saagi valesti teha, sa ei saa haiget teha, sa ei saa midagi ära rikkuda, sa ei saa nii-öelda nagu, sa ei saa oma hinge kõrgema ülesande vastu isegi enam minna. Ma küsin, miks sa ei saa enam minna, lihtsalt huvi pärast, sest et sa tead, mida teha. Isegi kui see tundub ebaharilik, ebatraditsiooniline, ebatavaline, aga sa tunned, et sul on vaja midagi öelda, sul on vaja midagi väljendada, siis see teadmine tuleb sul seest nii tugevalt, et selles hetkes sa enam ei kahtle, vaid sa saad aru, et iga kogemus, mida ma loon, ongi olnud vajalik. Iga kogemus on olnud tarvilik. Ja sa ei ole pannud enam ennast nii-öelda nagu enda individuaalset mina või enda ego ei ole pannud esikohale, vaid sa oled pannud esikohale oma hinge kõrgema missiooni. Mul on tunne, et sul on see nihe juba tehtud. Ja kui see ei ole tehtud, siis see on sind ees ootamas. Et kallis grupp number 2, mul on nii suur rõõm sulle neid sõnumeid tuua. Mul on väga hea meel tajuda ja tunnetada, et siin kollektiivses energias on juba nii kõrgeid valguse meistreid. Ja minul on südamest ainult hea meel ja südameõnnistused, et üks soovitus, mis mul sul on, et ole veel siiram, et julge öelda inimestele, mida sa parasjagu koged või tunned, kui muidugi need, kellega sa suhtled, tahavad seda infot vastu võtta, siis ole igas hetkes võimalikult aus peegel ka teistele, mida sa tajud, kus nemad on, mis nad kogevad. Et igast sellest sinu jagamisest tegelikult sünnib valgus, isegi kui see võib valgusest tunduda, et see on nagu mingi põrkumine, siis sa hakkad nägema, et nendes põrkumistes kõik osapooled jällegi võitsid. Loomulikult see ei ole mingisugune kutse vägivallale või kuidagi ei õhutama siin konfliktsusele, vaid sellele, et südamest, siiralt, rahulikult väljendatud tõde ka kõige ebamugavamatest teemadest toob valguse tagasi. Vot sellised sõnumid, kallis grupp number 2, oli suur rõõm ja au sulle neid sõnumeid tuua. Aitäh teile kuulamast, vaatamast, aitäh kallid vipid teile toetuse eest. Soovin teile südamlikku ja maagilist. Ma ütleksin siis oma ülivõimetega veelgi suuremaks, tuttavaks ja sõbraks saamist. Su tulevikku mina näeb midagi, mida sind kutsutakse nüüd vaatlema. Kes on see uue aja uus inimene, kuidas ta toimib, kuidas me toimime kollektiivina. Sinna me liigume ja nii see on. Ole õnnistatud. Tere, armas grupp number 3. Sina valisid selle kauni hele sinise kaardikese ja hele sinine enamasti on siis, see sümboliseerib sellist puhast, siirast eneseväljendust
ja enda sees rahu, isegi kui ümberringi on kaos või keeristorm, siis sina oled ära tundnud või tundmas ja teadvustamas, et ükski väline kogemus ei saa sind kunagi paigast viia, see on selline zen, teadlik, puhas, kõiksusega koos olemise, naudingu, rahu. Ja vaatame, mida su tuleviku mina tahab sulle täna öelda. Lahedus on lahendus. Tere, kallis. Kas oled praegu keskendunud pigem probleemile või lahendusele? Lahendus aitab edasi. Ning kui tahad selleks sissejuhatust, taipamist, ära häbene ka teistelt abi ja nõu küsida. Lahedus on lahendus. Vaatame, mis teemal see lahenduse toomine praegusel hetkel võib siin aktuaalne olla, kallis. Grupp number 3. Lapsepõlve teemade tervendus. Armastuse toomine sinna, kus varem ei olnud armastuse tunnet. Võib-olla ei olnud usku armastusse või õnnelikku suhtesse. Ei olnud usku sellesse, et asjad võivad laheneda. Ja praegu on tunne, et mingid teemad on kas puhkuse režiimil või et ongi vaja hästi rahuneda, et nendesse olukordadesse tuua uus jumalik algallika tarkus ja inspiratsioon. Sõnum sulle on see, ära anna alla, sinu tulevikku mina näeb, et sa oled täiesti õigel teel. Ei ole läinud valesti, kõik on täpselt nii, nagu olema peab. Puhka. Jää endale kindlaks, enda südamele täielikult kindlaks, ära anna alla. Iga takistus ei tähenda seda, et sa oled vales suunas teel, vaid mõned takistused on selleks, et me õpiksime tähelepanelikumalt vaatlema, missuguseid energiaid me ise sellesse kogemusse toonud oleme. Kui me oleme ise lähtunud hirmudest, ärevus, paanika, teadmatus ja mineviku mälestustega mitte rahu tegemine, siis on loomulik, et ka meie partnerlussuhted või mis iganes kogemused kommunikatsioonis võivad olla olnud selleks vajalikud, et me õpiksime kõiki neid raskeid kohti tagasi tooma südamesse, tooma keskmesse, tooma rahusse, tooma enda sees vabadusse. Et see, mis siin, tuleb päkapikkude kaart, nii huvitav, et jälle see nagu see lapsepõlve teema, et ilmselt see, mida tuleviku mina näeb, on see, et sa praegu teed hästi tugevat mineviku tervendust. Ja võimalik, et sul on olnud mingi hetk tunne, et kas see ei saagi mitte kunagi läbi, aga number 5 ütleb, et kõik muutub. Et praegusel hetkel sa muudad, sa kirjutad üle enda ajus neurorajad, mis on rääkinud ebaõnnestumisest või puudusest või võimatusest, õppides tulema kohalolusse, tulema rahusse, tulema keskmesse ja õppides olema tänulik juba ette kõikide lahenduste eest, ka kõik olukorrad lahenevad ja see on praegusel hetkel sinu õppetund ja sinu tuleviku mina näeb, et sul on väga palju, mille eest juba praegu tänulik olla. Kõige selle arengu ja edasiliikumise protsessid, mis sus on toimunud, on olnud ülivägevad ja need jätkuvad. Nii et tuleviku mina näeb, et sa oled hiljem ülitänulik, et kõik asjad rullusid lahti, mitte liigselt kiirustades, vaid rahulikult samm-sammult, sest et sinu rahulik edasiliikumine toob sulle garanteeritud võidu.
et see, mis sind vabastab nendest vanadest lugudest, ütleb sinu tuleviku mina, sul on vaja teada õiget infot. Õige info vabastab, õige teave teeb sul uksed lahti. Ja õige info saamiseks on tarvis see, et sa ei peaks ennast robotiks, vaid sa õpiksid nägema olukordi kõrvaltvaatajana, mitte samastudes ja vaatama ennast kui inimest, et see, keda sa oled nii-öelda siin maisel tasandil etendanud, on inimeseks olemise kogemus. Sa oled küll puhas teadvus, sa oled puhas algallika väljendus, aga see, mida sa oled kogenud, on olnud inimeseks olemise õppetunnid. Et seal on nagu see võti, et inimsusega kui sellisega lepituse leidmine. Ja huvitaval kombel see, et sa sellest inimlikust tasandist paremini saaksid aru, on sul soovitus just nimelt valgusmaailmaga suhelda. 7. dimensioon, ükssarvikud, me oleme kõik nende kõrgemate dimensioonidega ühenduses, aga teadlikku tugevat ühendust meil on võimalik äratada läbi taotluse ja läbi lõdvestuse. Osates rahuneda, saad sa ka selge juhatuse. Nii et praegu on su elus tugevuse õppetund. Mitte alla anda, vaid julgus jääda õrnusesse. Õrnus on kõige tugevam jõud. Et praegu, mida sa õpid, on mitte kontrolli ega surumisega asju tegema, vaid sa õpid läbi rahu ja pehmuse. Just kui voolad, nii nagu kui vesi sulab, siis jää sulab, siis ta muutub veeks. Ja kui vesi saab veel rohkem sooja energiat, siis ta aurustub. Ehk siis praegu toimub sinu sellisest tahkemast olekust ehk inimeseks olemisega samastumisest tõusmine vaatleja positsioonile. Sa õpid vaatlema, et see elu, mida ma olen elanud, on olnud inimeseks olemise kogemus. Ma olen tajunud ennast inimesena, aga minu tõeline olemus on kõrgem kui lihtsalt luust ja lihast inimene olemine. Ja sellise sisemisse õrnusesse voolamine aitab sul näha, et lahendused on alati kõrgemal vibratsioonitasemel, kui on probleemid. Ja seda mõistes õpid sa tõusma naks, tuleb probleem, siis selle asemel, et minna selle karusselliga sõitma, kuidas nüüd mõistusega see kõik ära lahendada, sa õpid rahunema, lõdvestuma ja tõused jälle uuele teadvuse tasandile, kus sa näed selgelt, miks need kohad pidid just nii olema. Sa hakkad nägema mitte läbi nii palju loogika abil asjade lahendamise, vaid rahunemise, et sa lased lahti sellest loogika karussellist. Ja siis tulevad need läbimurdekohad. Muidugi see ei tähenda seda, et sa ei võiks enam mõelda. Loomulikult sa võid mõelda ja arutleda ja analüüsida ka, aga kõige kiirem viis läbi liikumiseks, ükskõik enne analüüsi, peale analüüsi, keset analüüsi, millal iganes sa tunned, et nüüd on õige koht. Ma tänan juba praegu selle kogemuse lahenduse eest universumit ette. Sündigu kõrgeim kõikide asjasse puutuvate jaoks. Sündigu kõrgeim kõikide asjasse puutuvate jaoks. Jumalikus ajastatuses, kui soovid, võid lisada, aga ma soovin lahendust kiirendatul kujul. Või ma soovin, et see oleks kõige pehmem ja leebem muutus. Et sa võid ise valida ka selle taktika, selle strateegia, selle nii-öelda tonaalsuse, mis vormis sa lahendust soovid, sest see on intelligentne universum. Me oleme kõik omavahel ühenduses. Ja olles rahuseisundis me suudame ka näha teiste inimeste sisse ja me suudame näha asju, olukordi hoopis teisest vaatenurgast. Ja tihtipeale lahenduse nägemine seisnebki sellest, et ma astun sellest oma mätta otsast vaatamisest kas või korraks
teise inimese sisse või enda tuleviku mina sisse või enda mineviku mina sisse, et ma näeksin neid erinevaid mustreid selgemalt läbi. Ja sinu tuleviku mina ütleb sulle seda, sa oled tulevikus nii tänulik, et sa selle korrastuse perioodi tegid praegu enda elus. Sest et sa teed praegu suure puhastuse, suure korrastuse maagilisteks uuteks algusteks. Ja need ei ole lihtsalt uued alguses, et sa saad uue auto või uue käekella või sind edutatakse töö juures, vaid kogu sinu maailmapilt muutub. Mis võib tähendada ka uut autot, uut käekella, uut kõike, aga see, mis on tegelikult muutunud ja mis on tegelikult avanenud, on su enda maagi olemus. Et sinu tuleviku mina ütleb sulle, et sa oled täielik maagiameister. Sa oled müstik. Sa oled väga võimas valgusega looja. Ja tuleviku mina sõnum on sulle järgmine, mida sa võiksid siis mantrana korrata enda, sest mu kanaldan praegu selle info, on see, et mina olen siin enda keskmes, enda südames, enda maailma looja. Minu maailma loon mina. Minu maailma ei saa mitte keegi teine luua, kui ma selleks talle luba ei anna. Ma valin võtta kogu enda väe endasse tagasi. Ma ei lase hirmuminadel enda reaalsust luua, vaid mina loon läbi enda armastuse. Ma loon seda, mida mina tõeliselt armastan ja see on kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Ja see, kui minul läheb väga hästi, see tähendab seda, et ka teistel läheb ümber väga hästi. Minu võit on kõikide võit. Minu südame soovide täitumine on kõikide südamete kõrgeimas teenistuses. Mina näen, mida mina soovin väga selgelt. Mina valin olla sellele keskendunud ja ma võtan oma sisemise lapse enda sisse, võtan enda sisemise lapse ja kõik need mustrid, mis on tulnud mu füüsiliselt emalt ja isalt, mis ei toeta mind, ma annan kõik neile tagasi. Mina olen puhas, mina olen enda elu looja, ma olen vaba. Mina olen nüüd iseenda sisemise lapse emaks ja isaks ja ma valin seista 2 jalaga tugevalt maa peal, enda sees, endas kohal, täielikult enda keskme kehastusena ja kiirata enda tõde armastusküllaseimal, rõõmsaimal, südamlikumal moel, mida ma oskan ja suudan ja see avab minu jaoks kõik uksed, mis on määratud mulle avanema, et mu kõrgeim potentsiaal saaks täiel määral täielikult täide jõuda. Ja nii see on. Ahoo, namaste. Kallis grupp number 3, see oli sõnum sulle, loodan, et said siit endale üht-teist kasulikku, imelist lahenduste energias elamist, soovin sulle südamest kõike head. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest, olge õnnistatud.